Jaloo! Pühapäeva pühitsus Piret Fire-Fairiga. Ja tänane teema, nagu pealkirjast näha, on andestuse kohta. See on huvitav, et tegelikult, kui ma vaatasin seda, ma tegin hommikul rahaenergiajoontuse ka ja siis seal ma jagasin kellegi videot raha kohta. Ja siis seal videos oli see, et ma andestan ja siis see tõi mul üles selle, ma ei olegi veel andestuse kohta teinud või kunagi võib-olla olen teinud, aga seda enam ei ole. Ja ma mõtlesin, see on nii oluline teema, nii et ma nüüd jõudsin selle ilusti ära tõlkida. Tänu sellele, et teil kella keerati, oli mul natuke rohkem aega. Tahtsin juba tund aega varem tulla, aga õnneks Kristel ütles, et ei, meil on siin alles kell 7, et sul veel aeg on. Nii et jõudsin kogu video ilusti, selles mõttes AI tõlgib, aga ma pean ikkagi üle vaatama, mis ta sinna paneb, ta kirjutab, vahel on need laused nii segased ja mitte keegi mitte millestki aru ei saa, nii et ma pean ikkagi nagu üle vaatama ja siis nagu korrektuurid tegema. No tšau, mul täna kahjuks emotsionaalseid komme kaasas ei ole, aga te võite oma numbrit küsida ja siis ma pärast, homme ma saan oma kommiraamatu tagasi. Nii et ma kahjuks täna veel ei vasta, aga siis homme, teie jaoks õhtu või isegi võib-olla ülehomme, sest homme, kui ma koju lähen, siis mul ei ole ka aega tõenäoliselt vastata, sest homme on mahla tegemine. Aga jah, andestuse teema. Teal Swan. Ja kes veel ei tea või vajab meeldetuletust, siis Teal Swan on rahvusvaheline spirituaalne õpetaja ja kirjanik, kes on tuntud sügavate emotsionaalsete teemade tervenemise ja enesearengu õpetamise poolest. Ta jagab oma kogemusi lapsepõlvest, mis oli täis raskusi ja kuritarvitust, et aidata teistel mõista valu, pahameelt ja andestamise teekonda. Tema meetodid keskenduvad emotsioonide tervendamisele, kaastundele ning sügavale sisemisele vabastamisele. Tšau, Birgit! Nii tore, et sa tulid. Nii, ja nüüd siis Tiil alustab nüüd, nagu paljud teist teavad, siis mind, Tiili siis väärkoheldi raskelt lapsepõlves. Ikka väga karmilt. Ja siin istudes täna saan ma teile öelda, et olen täielikult andestanud mehele, kes oli minu piinaja. Sel põhjusel olen ma ülekvalifitseeritud nii universaalse tõe õpetajana kui ka isikliku ellujääjana rääkima teiega andestusest. Ja andestus on väga intensiivne vaimne lõks ja viis, kuidas inimesed tavaliselt andestusega tegelevad, on nii kahjulik, et ma pigem eelistaksin, et inimesed sellele üldse ei keskenduks. Et sellepärast ta oli ka seda video tegemist edasi lükanud. Mis on andestus? Üks asi, milles inimesed ei paista suutvad kokku leppida, on see, mis täpselt on andestus. Andestus on loobumine pahameelest või vihast ja tasu või kättemaksu vajadusest kellegi suhtes, keda sa tajud, et ta on sulle haiget teinud. Väga hästi sõnastatud on ju. Mina ei oleks osanud paremini panna. Ta oskab nii hästi asju sõnadesse panna. Ja andestus kogetakse sügava kergendusena. Sügav pinge vabanemine toimub andestuses, sest sa ei ole enam kinni selles konksus, et sa ei saa elus edasi liikuda selle tõttu, mis juhtus. Sa ei ole enam konksus vajadusega saada neilt midagi, näiteks kättemaksu või hüvitust, et edasi liikuda. Sind ei vaeva enam tunded nagu paha meel, viha või vastupanu nende suhtes. Ma alustan seda juttu, andes sulle siiski lõpliku väite, kui sa ei kuule sellest jutust mitte midagi muud, siis kuule vähemalt seda, sa ei saa andestust sundida. Ja see fakt pani ka mind seda videot tegema, nagu eestikeelseks tõlkima, sest ma kuulen ikkagi seda liiga palju igalt poolt, et sa pead lihtsalt andestama, sa ei saa sundida andestust, andestus juhtub. Pole vahet, kui väga sa tahad andestada ja sa ei saa proovida kellelegi andestada. Suurim väärarusaam seoses andestusega on see, et sa saad valida, et andestad kellelegi, nii et sa saad lihtsalt otsustada seda teha. Nagu oleks sul sees mingisugune punane nupp. Ja kui sa seda punast nuppu, kui sa pole seda punast nuppu veel vajutanud, siis sa kas oled intellektuaalselt piiratud
või sulle lihtsalt kuidagi meeldib sellest mitte üle saada, eks ole, selline suhtumine on siis nagu ühiskonnas. Inimesed tahavad, et sa andestaksid 2 põhjusel. Esimene on see, et on loomulik tahta, et keegi tunneks end hästi. Nii et loomulikult, kui nad näevad sind tundmas viha või pahameelt või vajadust kättemaksu järele, on ilmne, et sa ei tunne ennast hästi. Nii et nad tahavad seda protsessi kiirustada, et sa tunneksid end hästi, mis make ib sensi, eks ole. Teine põhjus on see, et kui sa tunned neid valulikke emotsionaalseid seisundeid, siis paneb see ka neid midagi tundma, eks ole. Nagu kui nad sind armastavad, kui nad sinust hoolivad, kas või natukenegi, siis see paneb ka neid seda tundma. Ja kellegi valu nägemine tekitab sinus endas negatiivseid tunded, ehk siis nendes, kui nemad sulle tahavad, et sina ei tunneks, et sina andestaksid. Just. Ja need inimesed ei suuda oma enda negatiivseid tundeid taluda. Aitäh, Kristel! Aitäh iga asja eest. Aitäh, et sa mulle tuletasid meelde, et ei ole veel kell 8 Eestis ka. Ja just ei ole võimalik andestada, eks ole, sunniviisiliselt. Nii, käsu peale kelleltki andestamist nõuda on tegelikult emotsionaalne väärkohtlemine isegi. Isegi nii hirmus. Sest mitte ainult ei vihja sa sel hetkel, et nad ei peaks end nii tundma ja et nad peavad lõpetama sellise tundmise, vaid sa ka häbistad neid selle eest, et nad pole juba muutnud seda, kuidas nad end tunnevad. Eks ole, kui me nüüd tagantjärgi, kui me ise seda oleme teinud kellelegi, on ju, siis nüüd tagantjärgi on ju küll arusaadav, et jah, tõesti me tegime seda, on ju, kui keegi teine meile seda teeb, siis me tunneme küll selle ära. Lisaks sellele, kui sa nõuad kelleltki andestust, eriti kui see tähendab, et nad peaksid andestama kellelegi, kes on neile haiget teinud, muutud sa tegelikult hullemaks kui kõrvaltvaatajaks. Sa saad teise inimese teo kaasosaliseks ja sellega ka võimaldajaks. Vot siis. Nüüd sa tahad andestada, tegelikult me tahame andestada 2 põhjusel. Üks nendest on, et on loomulik tahte ennast endal hästi tunda. Ja nagu me enne ütlesime, kui sa tunned pahameelt, kui sa tunned viha, kui sa tunned, et sa ei saa mingil moel edasi liikuda selle põhjal, mis juhtus, siis loomulikult sa tahad tunda end teisiti. Aga teine põhjus on see, et sa ei saa olla selles mitteandestuse seisundis ilma tundmata, et sa oled kohutav inimene. Andestust peetakse nii vooruslikuks ja mitteandestust nii halvaks, et sa ei saa olla mitteandestuse seisundis ja samal ajal tunda end hästi. Sa tunned, et pead andestama, et säilitada positiivne enesetaju. Täiesti õige, eks ole? Nii huvitav, kuidas Thiel toob nii ilusti kõik need asjad välja. Mis asi see on? Mingi kassikarm ninas või? Kassid. See teine kass nüüd laseb mul ennast ka silitada. Yeah! Nüüd on üks olukord, kus see tegelikult on vastupidine ja see kehtib enne kõike eneseandestuse suhtes. Meil on täielikult vastupidine kontseptsioon seoses iseendale andestamisega. Me usume, et iseendale andestamine tähendab, et sa vabastad end vastutusest millegi sellise suhtes, mida sa tegelikult ei tohiks. Pane tähele, mõtle selle peale, kas sa oled nii tundnud. Ja me usume, et on midagi tõeliselt vooruslikku selles, kui sa iseendale kunagi ei andesta. Sest kui sa endale kunagi ei andesta, ei unusta sa kunagi ja nii sa ei tee seda kunagi enam uuesti. See on meie viis luua meeleparanduse õhkkond. Huvitav, eks ole? Nii, miks ei saa andestust sundida? Peamine põhjus, miks sa ei saa andestust sundida, on see, et andestuse puudumine on seotud negatiivsete emotsioonidega. Sa ei saa lihtsalt negatiivset emotsiooni välja lülitada. Valida, et vajutad mingit punast nuppu ja siis sa ei tunne seda enam. Emotsioonid ei tööta nii. Põhjus, miks nad nii ei tööta, on see, et emotsioonid ei valeta kunagi. Nad on alati täiuslik, täpne peegeldus tajust, mida sa hoiad. See tähendab, et selleks, et tunda end teisiti, pead sa oma perspektiivi täielikult muutma. Ja seda on öelda lihtsam kui teha, eks ole.
Sinu tajumise muutmine ei ole harilikult nii lihtne nagu mingi punase nupu vajutamine ja siis näed sa kõike täiesti teisiti. Võtame näiteks kellegi, kes on alla aetud purjus autojuhi poolt. Oletame, et kui nad saavad purjus juhi poolt löögi, lõpetavad nad halvatuses. See ei juhtu üleöö, et nad tunnevad end hämmastavalt ja justkui oleks see olnud õnnistus, et nad on nüüd halvatud. On ju, ei juhtu ju. See vajab palju rohkem, kui lihtsalt otsustada seda heaks asjaks pidada, et saaks pidada halvatusse sattumist õnnistuseks. Selle asemel, et tunda seda iga kord needusena, kui pead end ratastooli tõstma. Veel üks asi, mida olen nii paljude inimeste puhul kogenud, on, et nad vaatavad mulle otsa ja ütlevad, ma olen neile täielikult andestanud. Ja see on täielikult ja totaalselt vale. Tšau, Monika! Nii armas. Te kõik tulete mind vaatama. Mitte mind, vaid seda asja, millest ma räägin. Mis see tegelikult on vältimine ja allasurumine läbi fragmentatsiooni. Selle kohta hiljem ütleb, selle kohta on mul video tehtud killustatus. Vaimne vältimine, spiritual bypassing, on vaimse maailma vähk. See on religioossete ringkondade vähk. Ja kahjuks ulatub see kaugemale vaimsetest ringkondadest. See siseneb ka meie peavoolu ühiskonda. Vältimine või valgeks värvimine on tegutsemine, kus kasutatakse uskumusi, et vältida oma valulike tunnete, lahendamata haavade ja rahuldamata vajaduste ees seismist või nende tervendamist. See on vältimise seisund. Kuna see on vältimise seisund, on see ka vastupanu seisund. Uskumused, mis tahes vaimses traditsioonis ja isegi lihtsalt ühiskondlikud uskumused võivad pakkuda piisavat õigustust, et me saaksime elada ebasiiruse seisundis. Need kõik võivad pakkuda õigustust vältida soovimatuid aspekte oma tunnetes ja olemises, eelistades seda, mida peetakse valgustunumaks või vooruslikumaks olemise seisundiks, eks ole? Tänapäeva maailmas on meil väga vähe tolerantsi oma valu läbi töötlemiseks. Me eelistame pigem koheseid lahendusi, mis hõlmavad valu tuimestamist. Kui me kasutame vaimsust, et oma probleeme valgendada ja neid vältida, kasutame vaimse ülendumise eesmärki, et proovida tõusta kõrgemale oma toore ja segase ning tõelise elu, enne kui oleme sellega täielikult silmitsi seisnud ja rahu teinud. Seda võib pidada enneaegseks ja valeks ülendumiseks. Ja see on ohtlik, sest see loob suures plaanis sisemise lõhe. See loob lõpliku lõhe selle vahel, kus me tegelikult oleme ja kus me arvame, et me peaksime olema. See võimaldab meil endale valetada ja ennast eksitada ning tegelikult suhelda maailmaga läbi vale mina projektsiooni. Mida me oleme teinud, kui meile on haiget tehtud, on see, et väga tihti oleme surunud alla, eitanud ja eiranud osa endast, mis tunneb seda valu, mis ei tunne lahendust, mis vajab asju, mida vajame, et tunda seda lahenduse tunnet. Ja selle asemel identifitseerime end mõne oma osa kaudu, kes on kõigest sellest üle. Vaata, tööosadega, seal on mul ka ilusti, seal ta toob selle sama välja, et meie sees on tegelikult haavatav osa, mille vastas on siis seda kaitsev osa, kes ei lubagi üldse selle haavataval osal välja tulla. Vaimne vältimine on põhimõtteliselt nagu jala murdmine ja selle eitamine ning plaastri panemine lahtisele luumurrule. Ja siis oleme tõeliselt segaduses, miks see mädaneb? Ma ju teen kõike õigesti. Me ei saa terveneda, kui me ei tunnista, kes ja kus me tegelikult oleme. Et sa mõistaksid seda nii palju kui võimalik, tahan ma, et sa vaataksid 3 minu videot. Ta täna väga palju videosid pakub muide. 1, spiritual bypassing, mille ma panin kirja, ma teen selle ka ükskord ära. 2, the sad truth about most gurus, ehk siis kurb tõde enamus gurude jaoks, gurude kohta. 3, fragmentation, the worldwide disease, mis on mul täiesti olemas, killustatus, selle lingi ma panen siia alla. Vajab väga teravat tajumist, et eristada, kas keegi on tegelikult andestanud või on ta lihtsalt loonud persona, mis on veennud ennast, et nad on kõigest üle.
kuigi tegelikult nad lihtsalt suruvad alla, eitavad ja eiravad oma osi, mis pole üldse millestki üle saanud. Aga ma annan sulle näpunäite. Inimesed, kes on tegelikult andestanud, ei ütle kunagi kellelegi, et andesta midagi. Samuti, kui keegi on vältinud, mitte tõeliselt andestanud, siis mida see maailmas peegeldab? Kõikvõimalikud inimesed, kes on kooskõlas nende alla surutud minaga. Ehk siis sellele inimesele tulevad, tema ellu tulevad inimesed, kellel on nende alla surutud mina. Kõikvõimalikud inimesed, kes on nende üle väga vihased, nende ülevate olemisviiside pärast. Kui me pöördume oma valu eest ära või tundest, kus me oleme, siis me tegelikult hülgame iseennast. Aga see pole kõige hirmutavam osa. See pole ainult see, et me hülgame ennast, vaid me valmistame ennast ka ette selleks, et meie lahendamata küsimused tuleksid uuesti esile, kuid suuremana. Sest miski ei jää alla. Me võime ju neid alla suruda ja eirata, aga nad tulevad tagasi. Just sel hetkel peame lõpuks silmitsi seisma sellega, millega me tegelikult peame silmitsi seisma. Ja tõeliselt integreerima need valusad emotsionaalsed seisundid ning tulema välja tajuga, mis muudab meie kõigi haiget saanud osade perspektiivi. Siin seda ma tulema välja tajuga. Okei. Mitte sellise perspektiiviga, mis võimaldab meil neid alla suruda, eitada ja eirata. Tõeline andestus juhtub siis, kui kõik meie osad suudavad edasi liikuda ja tunnevad end hästi seda tehes. Mitte ainult mõned osad meis. Niisiis, jõudsime lõpuks. Mida on vaja teha selleks, et jõuda andestuse seisundisse? Number 1. Unusta andestamine. Kui sina või keegi teine on valuseisundis, sest keegi teine on sulle haiget teinud või talle haiget teinud, saada andestuse kontseptsioon täiesti oma mõtetest välja. Unusta see. Ja ma tahan, et sa keskenduksid tervenemisele selle asemel. Andestus eeldab, et toimub sügav tervenemine. Aga sa märkad, et kui sa pühendud sellele tervenemise teele, juhtub andestus selle spontaanse tulemusena. See on loomulik tagajärg, kui astuda eelnevad sammud tervenemise teel. See ei ole midagi, mida sa sundida saad. Aga et sa sellest aru saaksid, peame rääkima sellest, mis on tervenemine. Selle kohta ma olen teinud terve video ka, tervenemine, aga siin ta toob ilusti välja ka, mis on tervenemine. Kõik on energia. Kõik olemasolev on tehtud samast energiast. Energia on lihtsalt potentsiaalne energia, kuni erinevad mustrid selles energias tekivad. Need mustrid määravad, kas energia lõpuks muutub hambaharjaks, emotsiooniks või puuks. Mustrid on nagu sinu füüsilise eksistentsi plaan. Kuna kõik on teatud mustrid, siis on ka kõik haiguste vormid spetsiifilised mustrid. Seda tervendada tähendab muuta seda mustrit. Vot nii, tervenemi tähendab mustri muutmist. Seetõttu on esimene kiht, mida mõista tervenemisest, tervendada tähendab mustrit muuta. Nüüd peame vaatama, kuidas mustrit muuta. Kui midagi on tervendamata, avaldub see mustris millegina, mis meile ei meeldi. Seetõttu tähendab tervendamine mustri muutmist soovimatust millestki soovituks. Muster, mis on soovimatu, muutub mustriks, mis on soovitud. See tähendab tavaliselt mustri muutmist selle vastandiks. Ja nii on sul siin väga sügav arusaamine sellest, mis tervendamine tegelikult on. See on mustri muutmine selle vastandiks. Eks ole. Ma annan mõned näited. Kui meie jalg on murtud, tähendab selle purunenud mustri muutmine selle vastandiks seda, et sa selle parandad, tervendad. Jalg on terve. Kui me tunneme end alandatuna, tähendab tervenemine seda, et tunned end väärtustatuna. Kui meid on väärkoheldud,
tähendab tervenemine seda, et meid koheldakse armastavalt. Kui me tunneme end võimetuna, tähendab tervenemine seda, et tunneme end võimekana. Kui me oleme kinni jäänud, tähendab tervenemine seda, et suudame liikuda. Nüüd, kui sa mõistad, et tervenemine tähendab vastandkogemuse läbielamist, vaata olukorda, mis tegi sulle haiget, olukorda, kus sul on raskusi andestamisega. Milline muster seal on? Millisesse vastupidisesse seisundisse sa pead liikuma? Milliseid vastupidiseid kogemusi sa pead läbi elama? Mis see vastandmuster oleks? See peab olema sinu fookus, mitte andestus. Okei? Mitte andestus, tervenemine. Mustri muutmine vastandiks. Nii. Mõnikord on sellise mustri muutmine, näiteks liikumine võimetuse seisundist võimekuse seisundisse väga lihtne. See nõuab ainult ühe uskumuse muutmist. Teinekord aga, nagu sa tead, on see natuke raskem. Mõnikord tähendab mustri muutmine selle vastandiks paljude uskumuste muutmist, paljude erinevate kogemuste omandamist ja mitme kihi tervendamist. Kui sa vaatad kedagi, kes on tõeliselt andestanud, vaatad sa kedagi, kes on juba liikunud vastupidisesse mustrisse. Nad elavad juba selles tervenenud olekus. Mida ma mõtlen? Oletame, et sa suudad tuvastada, et põhjus, miks sul on täiskasvanuna niigi kehvad suhted, on see, et suhtemuster, mida sa õppisid ema ja isaga, on selle põhjuseks. On tõenäoline, et kui sa jätkuvalt tajud, et sellest ei ole tervenemist, et see ainult kordub, siis sa ei ole oma emale ja isale andestanud. Kuid kui sa satud imelisse suhtesse ja tunned end selle inimesega tõeliselt lähedasena ning tunned, et koged vastandit, on tõenäoline, et sa oled oma vanematele andestanud. Ma olen loonud protsessi, mis võib olla kasulik nende mustrite tervendamisel ja aidata sul muuta sagedusi, liikudes ühest soovimatust mustrist vastupidiseks soovitud mustriks. See protsess on nimega terviklikkuse protsess või lõpetamise protsess, completion process inglise keeles. Kui sa tahad seda protsessi õppida ja hakata seda täna rakendama, eriti seoses millegagi, mida sul on raske andestada, siis ma soovitan sul haarata minu raamatukoopia, mis on sõna-sõnalt pealkirjastatud The Completion Process. Mina ei ole seda veel eesti keelsena leidnud. Mul väike alateadlik, mitte väga alateadlik, üsna teadlik, väike hääl ütleb, et äkki mina pean selle ära tõlkima, kui keegi teine seda tõlkida ei taha. Aga see on nüüd minu poolt, ta tegi ka hiljuti 3 kuud tagasi tegi video What is the completion process and what is it for? Ja võib-olla ma tõlgin selle varsti ära. Võib-olla see tuleb järgmiseks teemaks. Et kui soovite, et ma tõlgiksin selle järgmiseks nädalaks, palun kirjutage mulle siia alla. Jah, soovime completion, kuidas seda oleks kõige parem? Jah, terviklikkuse protsess. Jah, terviklikkuse protsessile või protsess. Nii, antan ühe lonksu vett vahepeal. Kiisu-miisu. Ja Fiibi ka mul siin. Olete mul siin minu juures. Oi! Kukkus maha. Toas hakkab täitsa jahe kohe, sest siin on nagu need asjad laes, ventilaatorid. Aga õues hakkab jälle palav. Nii, Kristel arvab, et võiks teha. Ootame, kas tuleb veel soovimisi või ainult Kristel soovib. Kuulge, kas teised ei soovi siis või? Minu meelest see on tegelikult, see on väga oluline asi. Mul on see raamat ka olemas Kindlis. Kindel, mis kurat ta nimi on eesti keeles. See digitaalne raamat. Aga ma pole teda veel ise päris lõpuni lugenudki, kujutate pilti. Teen aga läbi lõpuni pole veel lugenud. Niimoodi, let's go. Number 2. Aktsepteerimine. Sa pead lõpetama sellele vastuseismise, kus sa oled. Sa pead selle asemel aktsepteerima, kus sa oled. See tähendab valulike emotsionaalsete seisundiste aktsepteerimist. See tähendab aktsepteerimist, et just siin ja praegu sa ei ole andestuse seisundis. Et nagu
Aktsepteerid seda, ma ei ole andestuse seisund, mitte ei proovi seda muuta, ei proovi seda eirata, ei proovi seda valgeks värvida. Aktsepteerimine ei tähenda, et sa kiidad heaks, kus sa oled. Aktsepteerimine tähendab reaalsuse tunnistamist, mis on see, et sa oled seal, kus sa oled. Selle asemel, et joosta ära nende valulike tunnete eest ja oma osade eest, mis neid tunneb, ole nende tunnetega täiesti tingimusteta kohal. Kuula iga emotsiooni kaudu edastatavaid väga olulisi isiklikke tõdesid. Ma annan samm-sammult juhiseid, samm-sammulised juhised. Iga emotsiooni puhul pead sa tegema järgmist. 1. Sa pead saama teadlikuks emotsioonist. 2. Sa pead hoolima emotsioonist, nähes seda kehtiva ja olulisena. 3. Kuulama empaatia kaudu seda emotsiooni, justkui püüaksid tõeliselt mõista emotsiooni taga olevat sõnumit. See võimaldab sul tunda end turvaliselt haavatavana ilma hukkamõistuta. Püüa mõista, et see ei ole selle kohta, kas kogu sinu mina sellega nõustub või mitte. 4. Tunnista ja valideeri oma tundeid. See võib hõlmata sõnade leidmist emotsionaalse seisundi märgistamiseks või sõnu, mis sobivad iga sensatsiooniga, mis tekib mitteandestuse seisundis. Kui me valideerime emotsiooni, on see väga erinev sellest, kui valideerime mõtet. Oletame, et just siin ja praegu mõtlesid sa mõtte, ma olen haletsusväärne. Selle mõtte valideerimine ei näe välja nii, sul on õigus, ma olen täiesti haletsusväärne. See näeb välja rohkem nagu ma saan täiesti aru, kuidas antud olukorras näeksid end haletsusväärsena või tunneksid end haletsusväärsena. Igaüks sinu positsioonis tunneks end samamoodi. See on enda õigeks tegemine selle emotsiooni olemasolu eest, selle asemel, et tunda end valena selle emotsiooni pärast. See ei ole selle kohta, kas selle taga olev mõte on täpne või mitte. 5. Luba endal tunda, kuidas sa end tunned ja kogeda emotsiooni täielikult, enne kui liigud mis tahes lahenduse poole. Mida sa pead teadma, on endale ja teistele inimestele ruumi andmine, et nad saaksid olla valmis ja valida oma vaba tahte järgi liikuda üles vibratsiooniskaalal seoses oma emotsioonidega. Põhimõtteliselt on see samm, kus me oleme täiesti tingimusteta oma emotsioonidega kohal, selle asemel, et proovida neid parandada. 6. Pärast ja ainult pärast seda, kui me oleme täielikult tundnud, aktsepteerinud ja valideerinud oma emotsioonid, on see punkt, kus me saame aktiivselt otsida viise, kuidas parandada seda, kuidas me end tunneme. Põhimõtteliselt on see samm, kus sa leiad uusi viise millegi nägemiseks, mis märgatavalt muudab seda, kuidas sa olukorra suhtes tunned. Tihti, kui me aktsepteerime reaalsust, mis on meile valus aktsepteerida, reaalsust, millega me oleme võidelnud, mis on aktsepteerimise vastand, on loomulik, et me tunneme leina. Nii sageli, kui me kogeme mitteandestust kellegi suhtes, on see sellepärast, et tunneme, et oleme midagi selles kogemuses kaotanud. Nii et arusaadavalt on lein loomulik emotsioon. Ja leinast ei saa ka sundida ennast läbi minna. See on protsess, mida pead laskma endas areneda. Näiteks Thiel tajus, et oli lapsena kaotanud kogu oma lapsepõlve ja ei saa seda enam kunagi tagasi tänu tema lapsepõlve väärkohtlejale. Ma räägin edasi mina vormis Thiel. Enda puhul pidin tervenemiseks leinama seda kaotatud lapsepõlve. Veel üks asi, enamik meist on muutnud teatud emotsionaalsed seisundid nii halbadeks ja valedeks, et me sellega tegelikult takistame inimesi mingil moel tervenemisest, ta toob kohe. Me muudame kättemaksutunded, vihatunded, raevutunded nii valedeks, et inimene ei saa tegelikult liikuda vibratsiooniskaalal andestuse seisundisse. Me lihtsalt sunnime neid tagasi võimetuse seisundisse. Ma annan sulle näite, nüüd Thiel räägibki sellest. Minu lapsepõlves pidin ette kujutama, et ja ainus viis tegelikult parandada, kuidas ma kogu olukorra suhtes tundsin, oli ette kujutada selle mehe elus põletamist.
Pidin kujutlema kogu oma lapsepõlve põlemas tuhaks. Korduvalt ja korduvalt. Nii et tegelikult on see okei selliseid asju oma peas läbi elada, sest see on tee tervenemise poole. Kuni olin valmis aktsepteerima fakti, et ma ei saa kunagi seda lapsepõlve uuesti üles ehitada. Pidin liikuma edasi sealt, kus ma olin, sellega, mis mul oli. Et sa saaksid sellest üksikasjalikult aru, tahan, et sa vaataksid mõnda minu videot. Veel mõnda. Esimene on accept it, the key to letting go, aktsepteeri seda. Võti minema laskmisesse. Teine on when the only way to be okay is not to be okay. Kui ainuke viis, kuidas olla okei, on mitte olla okei. Ja kolmas on how to deal with anger, kuidas tulla toime vihaga. Seda ma olen ka kunagi teinud ja seda vist enam jälle alles ei ole, nii et ma arvatavasti teen ka selle ükskord uuesti. Kui me veedame oma elu võideldes selle vastu, mis juhtus, siis see, mida me tegelikult teeme, kui me ei suuda aktsepteerida midagi, mis on juhtunud, me anname kogu oma energia selle vastu võitlemiseks. Selle asemel panna oma energia sinna, mida me tegelikult tahame. Vot nii. Number 3. Tuleme tagasi siia. Kõige suuremasse, et kuidas nagu terveneda. Perspektiivi muutus. Andestus toimub siis, kui me suudame täielikult muuta oma perspektiivi. Mida meie kõige haavatavam osa olukorra suhtes hoiab. Oluline on teha Kuna reklaamipause vahepeal ei ole, siis läheb vahepeal liiga intensiivseks. Selg valutab. Kas kõik on ikka pardal? Ei ole keegi vahepeal maha kukkunud? Teema on arusaadav. Kõik on arusaadav. Make sense'i? Nii. Et siis perspektiivi muutus, andestus toimub siis, kui me suudame täielikult muuta oma perspektiivi, mida meie kõige haavatavam osa olukorra suhtes hoiab. Oluline on teha seda tööd perspektiividega viisil, kus lisatavad perspektiivid ei vihja sellele, et me ei peaks hoidma praegust perspektiivi, mida me omame. Ma annan näite, oletame, et ma kogesin emalt haigeks saamist ja kui keegi tuleks ja ütleks, sa tead, su emal oli raskem lapsepõlv kui sul. Ja tõesti, ta tegi parima, mida ta suutis. Jah, see on üks perspektiiv, aga see perspektiiv on häbistav. On ju? See perspektiiv vihjab, et ma ei peaks omama seda perspektiivi, mis mul on. Nii et see, mida me otsime nende vaatenurkadega, ei ole vaatenurk, mis tühistab meie oma, vaid vaatenurka, mis lihtsalt parandab seda, kuidas meie kõige haavatavam osa end selles olukorras tunneb, selle olukorra suhtes. Perspektiiv, mis muudab meie tundeid, on iga inimese ja iga olukorra puhul erinev. Pärast aastaid tervenemisteel juhtus see olukord isiklikult minuga, mul Tsiiliga. Tal tuli üles mälestus. See ei olnud alla surutud mälestus, see oli lihtsalt mälestus, millele ma polnud varem samamoodi vaadanud. Kui ma olin noor, oli minu lapsepõlve väärkohtleja eriti ärritunud tugeva tuule korral. Iga kord, kui tuul puhus väga tugevasti, hakkas ta käituma väga imelikult ja siis ta sodomiseeris mind. Ehk siis, nagu ma aru saan, siis see on anaalseks. Mida ta tavaliselt mulle ei teinud. Pärast seda, kui ta mind sodomiseeris, nägi ta väga kurb välja, tõusis püsti ja jooksis ära. Aga tavaliselt ma ei teadnud, kuhu ta läks. Ühel päeval, kui ta tegi seda, jälgisin ma, kuidas ta jooksis välja põllule. Kui ma vaatasin teda põllul, istus ta oma kätel ja põlvedel ning nuttis hüsteeriliselt ja kõikus edasi-tagasi. Ja mis juhtus minuga sel päeval, kui mul oli see mälestus? Oli see, et ma taipasin, mis toimub. See oli trigger, päästik. Ma olin olnud traumaatiliste lapsepõlve olukordade taastumises juba piisavalt kaua, et mõista päästikuid selleks ajaks. Ma nägin tema päästikut. Nüüd, mida ma nägin, ei olnud enam inimkoletis.
mida ma nägin, oli mees, kes oli nii meeleheitel, et ta oli tegelikult suutnud teha ühte asja, mida ta kõige rohkem vajas. Tuua keegi teine oma põrgusse, sest ta oli täiesti üksi, meeleheitel ja ei teadnud, kuidas sellest olukorrast välja saada. Mis selle minu jaoks täielikult muutis, oli see, et ma kogesin sama soovi. Kui sa lähed maailma peale sellist lapsepõlve, nagu tal oli, ei tunne sa enam, et sa sobid sinna. See tundub nagu põrgu istuda ja vaadata, kuidas inimesed naeratavad. Tundub nagu põrgu vaadata, kuidas nad sobituvad oma peredesse. Tundub, et sa oled ainus, kellel ei ole mingit sidet kellegagi, sest keegi ei suuda kunagi tajuda sinu valutaset või kuidas sa elad oma elu emotsionaalselt ja vaimselt. Nii et mitmel korral olin mõelnud, kui väga ma tahtsin, et inimesed lihtsalt kogeksid seda, mida mina olin kogenud, et nad mind mõistaksid. Karm, aga make ib sensi, eks ole? Make ib sensi. Ja kui ma mõistsin, et minu lapsepõlv juhtus sellepärast, et mees oli selles emotsionaalses seisundis, ei saanud ma teda enam endast eraldada. Ma taipasin, et ta oli tegelikult suutnud panna kedagi täielikult mõistma, kus ta oli. Ja mõistmise põhjal ei saanud ma soovida talle mingil hetkel karistust. Nii et see üks mõte, see üks perspektiiv murdis tegelikult kogu mu viha ja pahameele paradigma või vajaduse midagi temalt saada. See murdus nii äärmuslikult, et ma nutsin. Ja sellest päevast alates muutus kogu minu mõttemaailm oma lapsepõlve suhtes. Tervenduse toomine inimestele nagu tema sai minu planeedi suurimaks missiooniks. Terveneda nendes kannatuse paikades, mida mõlemad olime kogenud nii intensiivselt. Ja ma nägin ühe perspektiivi muutumise põhjal, et kui ma poleks läbinud sellist kogemust, oleksin vaid 1/4 õpetajast, kes ma täna olen. Miks? Sest mul oleks nii palju seda ülevat vaimselt informatsiooni, täiesti teadmata, kuidas seda vaimset informatsiooni seostada valu seisundiga, mis oleks pannud selle info kõlama nagu täielik ja totaalne jama. Nii et mitte ainult sel hetkel, see üks perspektiivi muutus võimaldas mul talle täielikult andestada, vaid lisaks tundsin tegelikult tänulikkust selle eest, mis juhtus, nähes, kuidas see sobitus minu elu üldise, olgem ausad, eesmärgiga. Aga siin on asi, kui sa oleksid soovitanud seda perspektiivi mul hoida enne, kui ma olin valmis, enne, kui ma tundsin end tõeliselt valideerituna ja kui haiget ma olin saanud, ei oleks ma sind kuulda võtnud. See oleks teinud vastupidist. See on nagu sundida kedagi alakeha halvatusega üles tõusma ja jooksma nädal pärast õnnetust. Nii et nagu Kristel ütles siin alguses, aeg annab rahu ja aeg annab tervenemist. Number 4, kaastunne ja empaatia. See ei ole midagi, mida saab sundida. See ei ole midagi, mida tuleks teha enneaegselt. Ja see on väärkohtlemine küsida kelleltki, et ta tunneks empaatiat ja kaastunnet kellegi vastu, kes teda on kahjustanud. See ei ole sinu töö. See on põhimõtteliselt nagu küsida inimeselt, et ta avaks oma südame kellegi, kes teda lööb. See peab olema midagi, mida inimene tõeliselt soovib otsida, mitte selleks, et tunda end heana või teha õigesti, vaid selleks, et lõpetada kohutav pingetunne, mida pahameel ja kättemaksu vajadus tekitavad. Kaastunne on ühenduse vorm, sest see tekib siis, kui tunneme sümpaatilist sarnasust kellegi teisega. See tekib, kui kogeme jagatud valutunnet. Jagatud tunnete sees on harmoonia.
kui me tunneme sama, mida keegi teine tunneb, on võimatu pidada teda kellekski muuks kui osaks iseendast. See sunnib identifitseerima, aga antud juhul loob sundidentifitseerimine ühtsuse, mitte eraldatuse. Jagatud valu ja seega kurbuse ja hoolivuse olemasolu tekitab vajaduse muuta oma perspektiivi, tundeid ja tegevusi selle asja suhtes. Mõtle tagasi ajale, kui sa vaatasid filmi ja seal oli kuritegelane või halb inimene. Mõni vastuoluline tegelane, kelle kohta enamik inimesi ütleks, ma ei talu teda. Mõtle tagasi, kui sa vaatasid seda tegelast. Kas sa suutsid kuidagi suhestuda tema valuga? Ja põhinedes sellel, et suhestusid tema valuga, kas sa nägid seda inimest läbi teistsuguse prisma, kui teised inimesed oleksid näinud? Kas sa nägid teda veel kurjuse kehastajana? Kas sa tõukasid teda eemale või tundsid sa sel hetkel mingisugust resonantsi selle tegelasega? See on kaastunne. Kui sa seda veel ei ole teinud, siis võib-olla järgmine kord proovi. Kui sa vaatad mingit filmi, tavaliselt on seal alati mingisugune halb tegelane sees. Et proovi. Kaastunne tekib kohe, kui keegi kogeb valu, millega me suhestume. Seega pead sa empaatia ja kaastunde arendamiseks enda sees lihtsalt otsima, kuidas sa suhestud nende valuga. Ja see muudab mitte ainult meie perspektiivi nende suhtes, meie tundeid nende suhtes, vaid ka tegevusi, mida me selle inimese suhtes teeme. Selle sügavamaks mõistmiseks võid vaadata järgmist videot pealkirjaga Compassion and how to cultivate compassion. Kaastunne ja kuidas seda kultiveerida. Jälle ma vist kunagi tegin seda laupäeva laivis, aga näed, enam põle. See on hästi pikk teema. Aga 2 punkti on veel jäänud, 5 ja 6 ja siis on kõik. Mis see kell on? 42 juba. Väike paus. Nii. Number 5. Tänulikkus või väärtustamine. Nagu eelmises sammus ei saa seda sundida. Ja seda ei tohiks teha enneaegselt. Ja see on see, mida ma näen vaimsetes ringkondades kõige rohkem tehtavat. See on see, kui keegi kogeb midagi valulikku, on esimene koht, kus keegi läheb, vältimise viis, kõik tuleb sind õnnistama. Kui sa üritad panna kedagi tundma väärtustamist või tänulikkust kellegi vastu, kes on teda kahjustanud või olukorra vastu, mis talle on haiget teinud, enneaegselt, on see väärkohtlemine. See on sama, mis öelda kellelegi, et ta suudleks kätt, mis teda lööb, või muidu tunneb ta end kohutavalt, kuna ta ei ole piisavalt arenenud. Tihti, nagu eelnevad sammud, juhtub see samm loomulikult varasemate sammude tulemusena. Inimene peab olema täiesti valmis selleks tänulikkuse sammuks. Aga see on samm, kus hakkame nägema, et see suurem universaalne tõde, et kõik, mis meile tuleb meid õnnistama, võib tegelikult olla täpne. Kui me ei tee seda enneaegselt, on see samm, kus hakkame nägema, kuidas olukord on meie elu rikastanud, mitte meilt midagi ära võtnud. See on samm, kus me kogeme, mida positiivset sellest võib tulla ja isegi positiivset selles inimeses, kes on meile haiget teinud. Ja number 6. Andestamisest keeldumine. Lõpuks seisame silmitsi andestuse sammuga, mida nimetatakse andestamisest keeldumine. Nagu kõik eelnevad sammud ja tunded, on ka see täiesti loomulik seisund ja miski, mis tavaliselt ilmneb. Pahameel on suur osa andestusest. Me ei saa olla täielikult teadlikult pahameelest, ilma et oleksime teadlikud selle all olevast alateadlikust positiivsest kavatsusest. See on keeldumine andestamisest. Loobumine või andestamine annab enamikule inimestele tunde, et nad peavad samaaegselt loobuma vajadusest saada õiglast ja ausat kohtlemist viisil, mis tekitab usaldust. Make sense jälle, eks ole. Seetõttu tundub see olevat enesereetmine.
Ja seega, et austada enda valu ja vajadus saada õiglast kohtlemist, ei anna nad andestust. Pahameel on põhimõtteliselt nagu müür, mida inimene kasutab enda kaitsmiseks ja püüdeks oma vajadusi rahuldada. Resentment inglise keeles. Inimene hoiab sageli pahameelt kui kaitset ja meeldetuletust, mis ütleb, keegi ei kohtle mind enam kunagi samamoodi. See on põhimõtteliselt vorm isiklikust piirist, mille me tõstatame, kui meile on haiget tehtud. Samuti võib öelda, et sageli on olukord, kus inimesed on saanud haiget, eriti kui neid on väärkoheldud, kus enesekontseptsioon muutub nii kahjustunuks, et sa otsid meeleheitlikult mis tahes viisi, kuidas tunda end hea inimesena. Ja siis ainus viis, kuidas sa saad end inimesena hästi tunda, on olla ohvri rollis. Miks? Sest ühiskond näeb ohvrit kui head inimest ja õigusrikkujad kui halba inimest. Nii et paljudel juhtudel võime jääda andestuse suhtes lõksu, sest ainus viis tunda end heana on jääda ohvri rolli. See on ka viis, kuidas püsida sotsiaalselt turvaliselt. On selline tunne, et kui keegi on sulle haiget teinud, siis peab ta selle kuidagi heastama. See muudab meid turvalisemaks intiimsuhetes, sest see tähendab, et keegi on meile võlgu. Kui keegi peab sulle heastama selle eest, et nad on sulle midagi halba teinud, siis nad on juba kohustatud. See on peaaegu nagu öelda, jah, sa ei saa mulle enam midagi halba teha. Ja see paneb meid ennast tundma turvalisemalt, eks ole. Kui sa oled minu ees mingil moel võlgu, on mul nüüd turvalisem kui varem. Nii et sageli ei anna me andeks, sest me oleme pannud inimesi lõksu sellesse heasta see mulle mõtteviisi, et jääda suhtes turvaliseks. Kui sa ei usalda kedagi, sest ta kohtles sind ebaausalt, on üsna tavaline, et sa võtad kontrolli selle kaudu, süütunde kaudu. Sellepärast tahan, et sa esitaksid endale ausalt järgmised küsimused. Mida halba ma kardan juhtuvat, kui ma annaksin andeks inimesele, kelle vastu ma täna tunnen pahameelt, või kui ma andestaksin endale oma rolli ees selle olukorras, sest tihtipeale on need seotud. Näiteks võib vastus olla, kui ma andestan talle, teeb see selle, mis ta mulle tegi õigeks. Ja see ei ole õige. Või kui ma andestan talle, ei saa nad teada, kui palju nad mulle haiget tegid. Nii et nad teevad seda uuesti. Või kui ma andestan talle, olen nagu inimese poksikott või jalamatt ja see on haletsusväärne. Või kui ma andestan talle, ei saa ma kunagi õiglast ja ausat kohtlemist, mida vajan. Minu meelest kõik need meikisid sensi ja kõiki neid ma olen tundnud. Seejärel küsitle seda perspektiivi ja selle kohta rohkem mõistmiseks vaata minu videot Resentment, how to let go of resentment ehk siis kuidas pahameelest lahti lasta. Viha, pahameel ja ootus või vajadus kättemaksu järele, mida sa tunned, on täiesti loomulikud. Ja jah, igaüks sinu olukorras tunneks täpselt samamoodi, aga ükskord tuleb see väga oluline päev sinu elus, kus sa taipad, et see viha ja pahameel ning see pidev kättemaksu vajadus, mis on täiesti sinu kontrolli alt väljas, on nagu mürk, mis sööb sind seestpoolt. Ja selle mürgi hoidmine, selle asemele proovida midagi teha, et sellest üle saada, on nagu mürgi neelamine, mõeldes, et see kahjustab teist inimest. See ei tee seda kunagi. Sa pead teadma, et inimesi juhitakse alati oma avardumise suunas. See tähendab, et kõiki inimesi juhitakse loomulikult tervenemise suunas. See tähendab, et kui sa oled andestamise puudumise seisundis, siis suunatakse sind loomulikult andestamise suunas. See tähendab, et sa ei pea sundima inimesi andestama ja sa ei pea sundima ennast andestama. On vältimatu, et kui sa jätkad sellel tervenemisteel samm-sammult edasi liikumist, see tähendab muuta kogetud olukord vastupidisesse seisundisse, on andestamine täiesti vältimatu. Aga lõpu pärast võid endalt küsida järgmiseid küsimusi. Mida ma vajan, et sellest olukorrast lahti lasta? Või mida ma vajan, et seda olukorda andestada?
mida ma saan teha sellega, mis mul on, seal, kus ma olen. See küsimus on alati hea igasuguseks olukorraks. Kui sa annad kellelegi andeks, on see nagu vang oleks vabanenud vanglast. Ainult, et sa taipad, et sina ise olid kogu aeg see vang. Ja andestamine on alati loomulik tulemus, kui muudad täielikult perspektiivi, mida sa millestki hoiad. Ja siin on üks täna perspektiiv. Kui sa eemaldad end piiratud vaatenurgast valu suhtes, näed, et me oleme kõik lihtsalt ohvrite ohvrid. Ja sa ei saa sundida andestust, sest sa ei saa sundida tervenemist. Andestamine ei ole unustamine. Sa ei saa endale igavesti valetada, et oled seal, kus sa ei ole. Sa ei saa tahta enda andestama. Sa ei saa end tahta andestama panna ainult sellepärast, et tead, et oleks palju parem olla. Andestamine on valuseisundi tervendamine oma elus. Sa ei ole täielikult andestanud, kuni oled jõudnud punkti, kus suudad leida siirast heakskiitu selle eest, et see juhtus sellisel määral, et pole enam midagi, mida andestada. Ja see perspektiiv on midagi, mida on kõigil inimestel potentsiaal sügaval tasandil saavutada. See on perspektiiv, kuhu nad paratamatult jõuavad, kui me oleksime lihtsalt valmis sammu tagasi astuma piisavalt kaua, et lubada sellel protsessi nendes areneda, nii et nad saaksid selle perspektiivi saavutada. Ilusat nädalat. Lõpuks ometi. No nii, ja kes veel jääb energiajoonduseks, siis lähme. Nii. Leia mulle mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus, rahulik omaette olemine. Paneme silmad kinni. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Lihtsalt lubame endal olla. Ja seedime natuke seda, mille peale mida me siin kuulsime. Kas meil on mõned taipamised, mis meil enne ei olnud? Kas meil on mõned kinnistused millelegi, mida me juba teadsime, aga olime unustanud? Kas oli midagi, millest me veel ei ole võimelised aru saama? Aga teame, et kui me liigume oma teel edasi, siis me võime olla sellest aru saamas tulevikus. Lubame sellel energial, sellel teadlikkusel ennast avardada. Hakkame koos selle energiaga, selle teadlikkusega avarduma. Andestada ei saa sunniviisiliselt. Meil on vaja õppida tervenema ja selleks, et terveneda, on meil vaja olla kohal ja aktsepteerida seda, mis on. Ja siis sealt saab edasi minna. Aga seda sammu ei saa vahele jätta. Ja nüüd me teame, kui oluline see on. Ja nüüd me teame, kuidas seda teha.
kui meil on vaja toetust, siis kutsume selle toetuse enda ümber siin. Võib-olla inglite kujul või mis iganes kujul sa soovid seda toetust kogeda. See võib olla ka teatud inimene, kelle energia on sinu jaoks toetav. Ja isegi kui sa seda protsessi läbi viid, siis sa võid minna oma hinge koju. See on see koht, mis on sinu jaoks kõige turvalisem. Ja praegu me lihtsalt avardume koos selle teadlikkusega. Lubame endal avarduda igas suunas. Lubame endal olla kohal iseendaga selles hetkes siin ja praegu. Selles avardumises, selles teadlikkuse avardumises, kaastunde avardumises ja iseenda suhtes eelkõige. Mõistame, kui oluline on andestada eelkõige iseendale. Isegi kui see tundub, et see on väga ülim hoida iseennast vastutavana asjade eest. Kui oluline on tegelikult endale andestada. Aga mitte sundida, vaid lubada sellel juhtuda. Ja mis nüüd veel võimalik on sellest teadlimisest, sellest energiast, kus me nüüd oleme, mis nüüd on võimalik. Aitäh mulle, et ma valin teadlikkuse, et ma valin avardumise. Aitäh mulle, et ma valin armastava kohalolu kõikide osadega endas. Hingame ja lõdvestume selle olemise sisse, selle avardumise sisse. Ja oleme veel mõned hetked selles avardunud olemises siin ja praegu koos oma kehaga ja kõikide osadega oma energiakehas. Ja kui sa oled valmis, siis ütleme suure aitäh kõikidele enda ümber, kõikidele toetajatele enda ümber.
ja kogume kogu selle energia, mida me siin tundsime enda pea kohale energiasambaks. Ja välja hingates laseme selle endasse ankurduda, joondame ennast sellega täielikult. Las see saab osaks meie olemisest, meie energiast. Aitäh. Kui vaja, tee mitu korda, kuni sa tunned, et sa oled taas selles mõnusas olemises, siin selles reaalsuses, koos hoopis teistsuguse vaatenurgaga ja palju rohkem avardunumana. Aitäh, kallis. Näeme järgmisel korral.